videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi, mis asi on lõunatund Nõmme raadios ja ongi see ilus päev või südapäev, kui stuudios on meil ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev kogu oma ilus ja hiilguses. Ja Viktor, väga raske on alustada. Raske on alustada sellepärast, et kui ma loen meie uudiseid, siis Andres Raidiga me sel teemal rääkisime. Ja meelde tuleb pidevalt ikka Tammsaare Anton Hansen, see, kes aeg-ajalt juubilar on. Tammsaare ilus küsimus. Millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad? Uudised on sisuliselt pealkirjaga ära öeldud ja siis tuleb mingisugune, ühes saates ma selgitasin, mis asi see on. Nii et ma kordama ei hakka. Viktor, aga mida sina oled näinud uudistest, mida võiks tõlgendada või ümber ütelda, kuidas sina oled kujundanud oma arvamuse peavoolu ja siis selle sotsiaalse ehk ühiskonna teadmiste voolu vahel. Ja tere, head raadiokuulajad ja klipivaatajad. Mina olen kujundanud oma arvamuse mitte ainult selle põhjal, mis tuleb peavoolumeediast, kõrvalvoolumeediast ja ka sellest, mida naised saunas räägivad, sellepärast, et neid killukesi on ääretult palju ja nõuka ajast peale juba ma olin harjunud sellega, et ma panen oma isikliku pildi kokku, mitte selle, mis kuskilt ajalehest, olgu ta Pravda või Zvestja antakse. Seda küll, aga uudised jällegi, mis meil tulevad siit ja sealt, eks nemad räägivad ka seda, mida nemad kuskil lugesid, kirjutasid, mis nendele saadeti, mis kästi ette lugeda, aga mis on tegelikult, ega nemad ka ei tea. Uudistega on nõndaviis, et eks ma patun inimene nagu teiegi, loen Delfit, eks ole, ja üks vahe, mina suurest uudishimust tegin selle Delfi nagu tasulise paketi, väike raha, mis tuleb maksta, et sa kõiki neid artikleid näeksid täis pikkuses, aga mõistus tuli pähe. Ma lõpetasin selle tellimuse ära ja mul piisab täis sellest, et ma näen pealkirja, paar rida, eks ole, ja ma juba tean, mis nad edasi kirjutavad. Igal juhul hoiab aega kokku rahast. Ma ei räägi, see on suur raha, aga aega see hoiab tublisti kokku, et sa ei pea igat artiklit lugema lõpuni ja tõde sealt lõpust ikka välja ei tule. Tõde! See on siukene vanaaegne sõna, ega nooremad kutid vast ei teagi, mis tõde on. Võib-olla nad on jällegi Anton Hansen, veel mitte juubilar Tammsaare, nagu laulusalm ütleb, põrgupõhja vanapagan. Tõde ei ole vaja on seda, mis on hetkeks kasulik ja that's all. Kirjutasin juba ei tea, ütleme 10 aastat. 10 aastat on pisikesele poisile suur aeg. 10 aastat tagasi ühe loo, et vale on juba nii suureks paisunud, et seda ei saa enam tagasi võtta. See ongi võib-olla üks põhialustest ja see sunnib ümber mõtestama ka herr Goebbelsi ütlemise tõe ja vale kohta, et vale peab olema nii suur, et seda hakatakse uskuma ja kurat usutakse. Kuigi võiks öelda, et pahempidi ilmuvad pehmelt öeldes, ma ei teagi, mis kategooriasse panna neid teoseid, kus keegi näeb mingisugust videokildu
ja saab inspiratsiooni ja kukub kirjutama ja kirjutab sihukesest seeriast õudusjutte maalt ja merelt, et lase aga olla. Vaatasin mina videokildu, millel oli meeletu jutt juures, kuidas Serbias kasutati helikahurit, mis lööb mõlemast otsast vere välja ja mis on nii õudne ja jube ja keelatud ja kuskil oli isegi suure valjukaga pilt juures ja no heakene küll. Issanda aastal 1979 puutusin ma ise natukene nende infokildudega, tõsi, kirillitsas kirjutatud ja ülistas nõukogude tehnikat kokku, aga see, mis oli videokillus, no tänav kaadris niimoodi, kaamera võtab siit, korraga kostub politsei vile või no meil nimetatakse seda miilitsa vileks, et ja rahvas jookseb laiali ja selle all on kiri, kuidas ajavad nad mõlemast otsast verd välja ja paha on olla ja öögivad ja mida kõike. Ei, nad kuradid jalutavad rahulikult, vaatavad, mis sealt siis nüüd tulema hakkab ja mitte üks. See on näha selle killukese lõpus, ei hoia kõrvust kinni. Viktor Meedik, sa oled kindlasti kuulnud igasugustest akustilistest kahuritest, nendest Zvukava ja Puška ja muust taolisest. Jah, no tegelikult seda on üsna raske teha, ta on kallis värk ka ja mitte eriti efektiivne, kuigi neid asju on proovitud, aga esimene helikahur, mis on teada kaugest ajaloost, on Jeeriku pasu, issand jumal, puhuti pasunat ja müürid langesid kokku. Ja selle kohta on nii palju kirjatükke, kuidas vanasti oli kõrgelt arenenud tsivilisatsioon ja nendel olidki sihukesed pasunad ja loll rahvas oli ümberringi ja ei saanud üldse aru, mida tehakse ja nii edasi, ühesõnaga. No ja minevikust on kerge kirjutada igasugust lollust, sest mitte keegi ei saa kontrollida, eks ole, kas ikka käisid mingid tulnukad ja kas kiviaja inimestel oli aatompomm või ei olnud, ei saa järgi kontrollida. Aga muidu, mis puudutab tõdesid ja valesid, siis valedes me elame kõik terve oma elu, sest vaata, naabrimehe tõde on ju sinu jaoks vale ja sinu tõde on naabrimehe jaoks vale. No katsuge kokku leppida, kas see aed seisab meetri jagu sinu maal või minu maal, eks ole. Nii et maailm on valesid täis ja on täis ka valesid ideoloogiaid ja suurte ideoloogiliste valede seas on erinevad ühiskonnad elanud aastakümneid ja aastasadu, olgu see Suleiman teise impeerium, eks ole, olgu see Hitleri kolmas reich, olgu see Nõukogude Liit, läheb natuke aega, variseb vastav riigikord ja siis tulevad kõik rõõmsalt kokku, ütlevad, et see oli vale ideoloogia, aga seda muidugi öeldakse hiljem, aga nii kaua, kuni see kehtib, kõik elavad selles ideoloogias, mis on, sest ega suurt midagi parata ei ole, see on nagu kliima, sa võid kliimaministeeriumi poole rusikat vibutada ja meil siin Eestis hiljuti üritati isegi kliimaministrile umbusaldust avaldada, ei läinud läbi ja kliima on Eestis ikka samasugune, nagu ta on. Nii on ka nende suurte üleriiklike valedega. Ma ei tea, kas on olemas ka globaalseid valesid, mitte eriti sellepärast, et riigid on erinevad, rahvad on erinevad, riigijuhid on erinevad, aga elad sa diktatuuris või elad sa liberalismis, nii ühel kui teisel on plusse ja miinuseid ja alles hiljem keegi ütleb, et puhta vale oli. Ideoloogia valem võiks olla, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunneks ja et ori oleks vaimustusega ori ja nii edasi. Muide, vaat kui selle helikahuri juurde tagasi tulla, siis nii palju, kui ma mäletan, et
annab rõhku edasi igas suunas võrdselt, nii vesi kui õhk ja nii edasi. Vesi paremini. Vesi muidugi, ta on tihedam, see on nagu seal üleval kosmoses vaakumis, kas seal on külm, seal ei saa külm ka olla, sest seal ei ole midagi, mis külma edasi annab. Ja karju, mis sa karjud, keegi ei kuule. Ei kuule. No võib-olla nano või esoteerilisel tasandil kuule, aga ainult esoteerikud kuulevad, teised ei kuule. Ja need, kes mõtlevad, need, kes mõtlevad nagu sina, need tunduvad sulle ju kuidagi targemad, eks ole? Jah, seda nüüd küll, aga ma siiski suudan väga objektiivselt inimestesse suhtuda ja inimene, kes mõtleb teistmoodi ja isegi, kes mõtleb üsna vaevaliselt ja isegi see, kes on laual pikali, ma tean, et ka tema on inimene, ka temal on mingi mõtteprotsess kuskil käimas, eks ole, nii et kui ta on porgandist kas või natukenegi targem, minu jaoks on ta ikka inimene, ta on minu jaoks patsient, ma ei saa teda vihata sellepärast, et ta mõtleb teistmoodi. Ja nagu öeldakse, ära kunagi, minu noorpõlves öeldi, et ära kunagi sülita laua alla, sest ka seal võib olla inimene, aga kui ma hakkasin tegelema poliitikaga, siis ma tegin selle asja natuke ümber ja tavaliselt mõtlesin, et ära kunagi sülita laua alla poliitik, sest ka seal võib olla ajakirjanik. Valija. Valija pihta sülitatakse 4 aastat. 4 aastat sülitatakse valija pihta, 3,5 aastat. Pool aastat enne valimisi, siis järsku ja tuletatakse meelde, et valijalt tahaks ju midagi nagu saada. No nii, aga vaata, see küsimus, mis mul tekkis iidamast ammu issand aastal 1979 Nõukogude armees neid ülistavaid ja salatsevaid brošüüre lugedes oli. Nagu sa ise ka tunnistasid, et vesi ja õhk annavad rõhku edasi igas suunas võrdse kiirusega, nii et kui põmm käib, siis põmm on kosta. Mis juhtub selle kutiga, kes vajutab sellele nupule, mis käivitab helikahuri, mis peaks lööma 100 000 inimesel, tagumendi vallale? Temaga juhtub täpselt sama, et tal võib ju... Tema siis esimesena... Kas nüüd ja üldiselt ta on kõige... pult võib ju olla natuke kaugemal, nii et ta ei ole võib-olla kõige esimene, aga esimeste seas, jah. Tal võivad väga paksud kõrvaklapid peas olla, aga helivõnked, nad ju kasvavad üle kogu keha. Nii et see ei aita. Ta võib olla mingisuguses väga isoleeritud punkris kuskil maa all, aga tasub selle ühe sõduri pärast ehitada nii kallist rajat. Tühjasest ühest sõdurist vajutab nupule ja rohkem pole teda tarvis ju. Ta on ju ühekordne toode, ainult selleks, et nupule vajutada. Vrasvot! Jah, ja pärast postuumselt võib talle anda mingi väikse medali, mitte liiga kalli. No jah, on nagu on, aga kõige suuremad õudusjutud on seal 7 hertsi juures, mis pidavat olema inimese oma sagedus ja ühesõnaga, kui sulle panna nüüd litaki 7 hertsi, siis need, kes vaatavad meie videot, näevad, kuidas alguses on herr doktor Vassiljevi kujuline tolmupilv, veel tema kujuline. Ja siis hakkab õus niimoodi värisema, eks ole, ja haistub ära, jah. Ja siis tuleb koristaja luua ja ämbriga. No nende asjade kohta, kui sa oleks tahtnud täpsema teada, sa oleks pidanud kutsuma saatesse Isaac Asimovi, eks ole, aga paraku teda saavad ainult esoteerikud kuskile kutsuda. Nii et igasugused fantastikakirjanikud, nemad kirjutasid päris palju nendest asjadest, aga mingisugust reaalset halust sellel asjal ei ole. Keegi pole tõestanud mitte midagi. 7 hertsi. Infraheli jällegi. Ka infrahelil on mingisugune mõju, aga sugugi mitte selline, et kuskilt lased ruuporist mingit infraheli, eks ole, ja vastas armee sõdurid kukuvad nagu doomino nupul. Ei ole midagi sarnast. Infraheli oma mõjult organismile, ta
ei erine suurte kuuldava heli mõjust või ultraheli mõjust. Need on kõik ikkagi õhuosakeste võnked, mis kanduvad inimesele, olgu nad ühe või teise sagedusega, ei midagi hullu. Aga infraheli on hirmus. Miks? Sest meie teda ei taju, me teda ei kuule. Nii et see on midagi radiatsiooni moodi, radiatsioon ka, me teda ei kuule, ei taju, ta ei põleta, ta ei kõrveta, aga näed, inimene saab radiatsioonitõve ja sureb ära. Nii et nähtamatu vaenlane on kõige hullem vaenlane. Ja nagu koll, kes elab keldris, keegi teda näinud ei ole, sa teda ka ei näe, aga ta on kõige hirmsam. Aga selle kolli vastu aitab kõige paremini, kui sa õhtul oled voodis ja kardad, et ta keldrist välja tuleb, tõmba tekk üle pea. Tekist ei saa neist ükski läbi. Oi, Viktor, praegu suurenes meeletult nende inimeste hulk. Sinu seniste truude kuulajate, vaatajate hulgas, kes teeksid sinuga nagu Giordano Brunoga tehti. Aga meil on jah. Ma küsiks nende inimeste käest, et kus nad on näinud või kuulnud mingisugust infraheli. Ja mis ta juhtus? Oi, neid tuleb põesast välja karjade kaupa. Välja küll jaaga, nad on ilusad, rõõmsad, terved, põsed, roosad, eks ole, pole nendega mitte midagi tulnud. Ei, on ju kirjeldusi, kuidas minu naine läks nii tigedaks ja nii edasi. Tead, see kõik on võimalik. Nad on küll ja nad ei maga öösiti, sellepärast, et nad mõtlevad selle peale, näed, et ma ei julge nüüd magama jäädagi, sellepärast, et seal väljas on kuskil tuulik ja seal on infraheli ja see infraheli imbub vaikselt minu hoogselt, siis mees, tõmba tekk üle pea, see aitab. No lisaks kõigele tekk on tõenäoliselt siuke isolatsioonimaterjal, et kui tõesti midagi kuskilt kuidagi, aga vaata, detsibell kui niisugune. Väga mitmed inimesed need inimesed, kes on näinud ka teaduslikke tõestusi, mida nad ise näidata alati ei suuda, nad käsitlevad detsibelli kui siukest lineaarset graafikut, aga detsibell kurivaim on logaritmiline üksus ja sellepärast käivad tema arvugraafikud mul kindlasti kohe üle jõu ja veel üks jõle detail on siin juures mängus. See on laine pikkus. Te kuulete Eesti raadiot sagedusel või mis see oli, laine pikkusel 290 meetrit ja 290 meetrise laine pealt hakkas tulema päevakaja. Eesti raadios sina mäletad muidugi ja mina ka mäletan, teised ei teagi, võib-olla ütlevad, et kuradi esoteerikud ajavad meile siin jama ja vaata 1 herts. Mul oli füüsika ka niimoodi nagu kõik mu hinded 2 ja 3 vahel. Aga meeles on, et 1 herts on 1 täisvõnge sekundis. Tähendab, kui miski asi võdiseb 1 hertsi peal, siis peab see olema näha. No mõnikord on mingi prrr ja sa näed, kuidas laud väriseb. No ja nii edasi. Ja see 1 herts peaks olema vist laine pikkusega pealt 300 meetri, 340, sellepärast, et laanoot on 440, jah. Ja muidugi, mida ma rehkendan ka. Mina jäin kuskil seisma, võtsin välja oma mõõteriista ja mõõtsin ja sain tulemuse. Jah, kullamees, aga sa mõõtsid 1,5 meetri kõrgusel. Kuidas on lugu 2, 2,5, 3 ja nii edasi meetri kõrgusel? Kuidas on? Mida teeks sinu mõõteriist, kui sa oleksid selle kõrguse peal ümber, mille käivad ringi tuulikulabad? Vaata,
see oleks võib-olla tükis teaduslikum lähenemine. Teadusliku lähenemise üks lahutamatu parameeter on, et katse peab olema korratav. Seega, kui no ütleme sinu naine 3. päeval tuuliku lähedal jääb haigeks, tal on need ja need haigustunnused, mida kinnitab herr doktor Viktor Vassiljev, siis toome sinna näiteks minu naise ja vaatame, mis temaga 3. päeval juhtub. See on... Kuule, juhtub küll, kui nad vahepeale ajavad tunnikese juttu. No ja üldiselt siis tulevad kindlasti plakatitega, et lõpetage see eksperimentumat corpore viili odava organismi peal katsetamine, loomkatsed inimese peal ja nii edasi. Ja siin me oleme purgis. Ära, tähendab, kuna see on rahva jaoks tähtis, paljud kardavad neid samuseid elektrigeneraatoreid, tuulegeneraatoreid, infraheli ja kuuldav heli põhimõtteliselt füüsiliselt sama nähtus, ainult sagedus on erinev ja nii kaugele, kui sa tuulikust kuuled tema helimüra, sama kaugele levib ka infraheli, nad levivad samamoodi. See on ka väide. Ei, need on samasugused lained, samasugused lained. Nad ei ole niivõrd erinevad, nii et neid katseid muuseas on tehtud tuhandeid ja tuhandeid üle maailma, nad levivad samamoodi. Nii et seal, kus enam ei kuule tuuliku müra, seal ei ole ka mingit infraheli, nii et loomulikult müra keskkonnas elamine ei ole tervislik, nii et kui see sinu talu on seisnud 200 aastat seal, kus nüüd järsku kasvas maa seest välja suur elektrigeneraator tuulik, eks ole, no siis see sinu talu on vales kohas, koli sealt minema. Aga kui see on nii kaugel, et sa ei kuule tuuliku helilist müra, siis seal pole ka infraheliga mitte kui midagi. Viktor. Teine asi on see, et sa näed teda, et sa näed, ta keerleb vaikselt ja muidugi see võib sulle pinda käia, et kuidas ta keerleb niimoodi. Ma elan trammitee kõrval. Peale selle juba 50ndate lõpus ma elasin Lasnamäe sõjaväe lennuvälja kõrval, kus ja vahepeal pumm ka vaikselt, aga seda ei olnud. Ja nüüd ma elan mitukümmend aastat sellises kohas, kus õhku tõusvad ja maanduvad lennukid, tõsi praegusel ajal hõredamalt muudkui aga tulevad, ütleme niimoodi, et nende kõrgus võib olla 100-200 meetrit. How the fuck ma elus olen? Kuule, mina elan ka seal, kus minu tähendab, sa oled vist lennujaamale lähemal, ma olen natuke kaugemal, nad on natsa kõrgemal kui 100 meetrit. Aga seal ma elan, eks ole, ja ausalt öeldes mina neid lennukeid enam ei kuule. Ma olen niivõrd harjunud, et ma ei kuule, aga vahetevahel, kui me istume minu harmsa, ilusa ja targa noore naisega, istume kodus, eks ole, siis järsku tema vaatab kella ja ütleb, Kopenhaageni oma jäi tulemata. Ja kas sa helistasid siis sinna, kuhu peaks? Ei, küll ta tuleb. Ei, no nad hilinevad. Küll ta tuleb, aga niivõrd ära harjunud, et me lihtsalt neid ei kuule, aga jääb üks vahelt ära, et siis on miski nagu puudu. No on jah, see flight radar, seda vaatad siis, mis nüüd tulemas on, mis nüüd minemas on ja mis pärgli põrin see oli. Transponderit ei olegi. Me kõik elame kogu aeg tohutus mürareostujas, sellepärast, et inimesed, kes elavad linnas. Ja kes elavad maal ka, seal mingi traktor või kombain või miski asi põristab kuskil põllul, ka see on müra. Aga linnas oleme me pidevalt mürareostujas, eks ole, aga see müra loob tavaliselt harjunud fooni. See ongi autod sõidavad, keegi möriseb kuskil, siis tramm sõidab ja üks elad veel käänaku peal, krigiseb seal mööda rööpid. No see on harjunud, see on sinu foon, eks ole.
aga kõige hullem müra on see, kui sa lähed täiesti rahumeelse inimesena, lähed täiesti mõistetava sihiga kuskile kaubakeskuse, toosta endale midagi hamba alla või tasku või lähed ja järsku seal näed, mürgab reklaam, et nüüd jookske kõik sinna, seal on hinnaalandus või ostke seal mingi panga neid pensionifonde või vahetage mobiiloperaatorid, vot need reklaamid, nad tulevad ootamatult, nad on kõva häälega, vot see on tõeline mürareostus. See on jah. Ja muidugi selline reklaam. Reklaam on tavaliselt vabatahtlik asi, kui reklaamitahvlid on kuskil väljas, sul on valikud. Sa vaatad või ei vaata, kui sa vaatad, sa ei loe, kui sa ei loe ja kui sa loed ja ei taha aru saada, sa ei saa aru, sa võid temast ennast isoleerida, aga audioreklaamist. Ootamatu röögatus. Sul pole pääsu, sul pole valikut, kas sa kuulad või ei kuula. Vaat see on tõeline kuritegu. No siiski ma arvan, et on võimalik välja arendada sinu kirjeldatud ökoloogilisele nägemisele lisaks ka ökoloogiline kuulmine, muidu oleks kassapidajad surnud. Ja seda küll, aga need reklaamikutid, kes reklaami teevad, nad teavad, et siuke asi on võimalik ja sellepärast nad lasevad reklaami ebaühtlaste aegade järel, intervallide järel ja lasevad erineva häälega, erineva soundiga reklaame, et sa teps mitte nendega ära ei harjuks, ei peaks neid mingiks taustamüraks, vaid iga kord kuulaks uuesti ja võpataks. See on mõte, see on asi. Nii tema on. Ja. Viktor, jätame selle nüüd sinna paika. Ma ütlen igatahes, et vaata, mulle on meeles üks siukene lühikene killukene, ma seda päris täpselt ei suuda kirjeldada ka, kus üks neiukene noorukene viidi suure Munamäe torni tippu ja tema siis umbes niimoodi kiljatas, et issand, kas minu kodumaa on nii ilus. Vaata, kui ta võib-olla 20 aasta pärast sinna viia ja kui ta vaatab kõiki neid tuulikuid, mis on maha torgatud, siis see mutikene kärataks, oi jopp, või midagi taolist. Ja seda küll, aga tuulikud ja praegu ongi tuulikute aeg, eks neid pannakse igale poole püsti ja süüdi on selles muidugi elektriautod, sellepärast et need kulutavad elektrit tohutul hulgal ja vajavad seda järjest rohkem ja rohkem, ei teagi enam kust seda energiat võtta, aga on olemas energia jäävuse seadus ja mateeria jäävuse seadus ja seda elektrit on maailmas nii palju, kui seda on ja teps mitte rohkem ja kas sa produtseerid seda hüdroelektrijaamas, põletad fossiilkütuseid, lased tuulel neid generaatorid ringi käima, ikkagi on see sama hulk, nii et on nii nagu on. Aga kunagi tuleb see aeg, kui saadaks aru, et elektriautod praegusel kujul, see on tupikharu, nad on nagu mammutid, surevad välja ja siis pole sellisel hulgal tuulikuid ka enam vaja. Ja. Aga muidugi, mis nendega peale hakata, nende utiliseerimine on paras peavalu. Nii elektriautode akud kui ka tuulikud. See on mõneti nagu ilus anekdoot, et aga te viige nüüd kitstoast välja. Ma usun, et paljud teavad seda, ma ei hakka ümber jutustama. Aga lugu selles, et kui ähvardada, ma ütlen otse ja ilusti, kui ähvardada suure sitaga ja siis tõmmata see suur sitt tagasi ja lükata mingisugune väike vaikselt juba käima, juba on miljardid sinna sisse surutud, juba on endast mõistetav, et tuleb Rail Baltic, kuigi vedada pole midagi. No ma ei tea, mille jaoks, aga siin Herr Holol ei ole vaat öelnud, et kuulge, kui ei tule Rail Balticut, ei tule ka selle raha. No jälle see, et me ei teeni jumalat, me teenime raha, kui niimoodi põhimõtteliselt öelda, kuigi, mis sest ikka rääkida. Võib-olla kogu see tuulikute tingle-tangle on selleks, et viskame kondikese sinna, viskame kondikese sinna, viskame kondikese sinna ja siis selgub, et kondikeste loopijal on oma tuumajaam ja oma tuumajäätmete hoidmise koht ja kurat teab mis valmis. Just. Ja halleluuja,
või kui eestlane või muul viisil. jah, aga meie siin oma tuulikutega ikkagi teenime tulu Hiina kommunistlikule rahvamajandusele, sellepärast et Hiina on suurim elektriautode ja nende akude tootja. Nad vallutavad oma elektriautodega maailma. Meil on juba mitu automarki olemas ja nad lähevad päris hästi, kui nad lähevad ja hiinlaste pärast me paneme siin neid tuulikuid püsti. Et kui poleks elektriautosidega, siis me elektrit märkimisväärselt rohkem ei raiskaks, kui ütleme 3, 4 või 5 aastat tagasi. Aga hiinlaste pärast me peame seda tegema. Vaata, mis hiinlane teeb. Vaata, mis hiinlane teeb. Ja hiinlane, ta ongi hiinlane, sellepärast ongi hiinlane. No Hiina värkidest liigub ka hulgi infot, mis võib olla niipidi või naapidi, aga Viktor, ma tõin aparaadi omale ka laua peale, et kunstiga maailma võluda. Aga see on Hiina aparaat ju. Võib-olla küll. Igal juhul ekraan on kandiline, mitte sihuke. Sina näpid tehisaru. Jah. Kas sa kirjeldaksid palun veidi? Tehisaru või? Kõigepealt tehisaru ei maksa karta, sest ta on tööriist põhimõtteliselt samasugune nagu labidas. Nii et kui sa oskad labidat kasutada, kui sa tead, miks sa labida maasse lööd, kui sa tead kohta, kus sa pead kaevama, siis on labidast kasu. Sa võid kartuli vagu kaevata, eks ole, sa võid, ma ei tea, vana hõunapuu halt mingi varanduse välja kaevata, mida iganes. Aga kui sa ei oska, kui sa ei tea, no siis pole sellest mitte vähimatki kasu. Aga tehisaru, see on kõigest väga hea otsingumootor, kes oskab ka mitmesuguseid andmeid kokku panna vastavalt sellele, kuidas ta on välja õpetatud. Nii et temaga on täitsa lõbus rääkida ja ta teeb mingi musta töö ära, kui sul on vaja kuskilt otsida mingit viiteid teostele, mingid andmeid, nii edasi. Jah, täiesti kasutatav. Aga teda sunnikud usaldada ei saa, kontrolli kõik üle, sellepärast ta valetab absoluutselt häbitult, mis põhjustel ma ei tea, aga ta võib täiesti suvaliselt panna, kusjuures tal sunnikul ei ole ei häbiraasu ega südametunnistust. Nii et veri on paksem kui vesi, kui ta saab jutu peale teise tehisaruga, mida kasutab võib-olla sinu hulluvõitu naabrimees, siis on prõse majas. Ei ole see nii hull midagi, sellepärast et need tehisarud, põhimõtteliselt Google'i otsingumootor on ka tehisaru, natuke elementaarsem võib olla, nii nagu on olemas sul lauaarvuti, eks ole, ja elektrooniline käekell, mõlemad on arvutid. Nii et kõik nad suhtlevad oma vahel, pole selles hullu mitte kui midagi. Hull on selles, et sa ütlesid, et tehisaru ei maksa usaldada. Ei saa. Mitte milleski, mitte kunagi kontrolli kõik üle, ta võib täiesti suvalises kohas sul absoluutselt mööda panna. Kui sa lased tal midagi arvutada, eks ole, vabalt võib plussi ja miinuse segi ajada. Ja ta häbene. Inimene pidavat robotist erineva selle poolest, et inimene mõtleb, robot reageerib. Ei, tehisaru mõtleb ka, aga tema mõtlemine on teist moodi, ta mõtleb tohutu kiirusega, tunduvalt kiiremini kui inimene, eks ole, ta kasutab tohutul hulgal igasugu andmeid, mis on internetis üle kogu maailma, eks ole, aga ta kasutab neid puhtmehaaniliselt. Vaata, kui mina näen, et hunt tuleb metsast välja, eks ole, mina pistan jooksu või võtan maast malaka, eks ole, nii lihtne see ongi. Aga kui seesama tehisaru näeks, et metsast tuleb hunt, eks ole, tema arvutab läbi, mitu puud on selles metsas, millal nad on istutatud, mitu hunti seal elab statistika järgi, mis arvab sellest Euroopa Liit, eks ole, ja teeb tohutult absoluutselt mitte vajalikku tööd kiiremini, kui mina lihtsalt ulatan maast malakat võtma. Ja ta järeldab sulle ühe ja ainukese aga lõpus tähendab, ta analüüsib ka, mis on erinevad inimesed erinevates maades samasugustes olukordades teinud ja ta ütleb mulle, nüüd võta maast malakas või pista jooksu. Aga ta peab selleks tohutult tööd tegema. Tehisaruga on häda mõneti selles, et ta petab tõepoolest inimest palju, eriti kunstiteostega, kirjandusteostega.
ka faktidele lähenemisega ja nii edasi. Minu täna hommikune elamus oli, vaata Võrumaal juhtus üks siukene ebameeldiv lugu, kus 17-aastane poiss oli kadunud ja vaat nüüd ütle mulle, sina võib-olla tead seda eesti grammatikat paremini, kas inimene leitakse surnuna või surnult? Kas Kilingi Nõmmesse või Kilingi Nõmmele? Jah, ma pean kõigepealt üles tunnistama, et ma ei ole elu sees mitte kunagi eesti keelt õppinud, sellepärast et mina käisin, ma pole päevagi õppinud eesti keelt, ma käisin nimelt vene koolis ja olin eesti keele tundidest vabastatud, kuna ma rääkisin puhtalt eesti keelt. Nii et minu, ma ei tea ühtegi keele reeglit, eks ole, et kogu minu keele kasutus on puhtalt vaistlik. Ma olen väga palju lugenud, eks ole, nii et sealt ma olen ära õppinud, mis ja kuidas aga kuna viimasel ajal loen järjest vähem ja tarku asju pole ka eriti lugeda ja kuulen järjest rohkem, mida ja kuidas inimesed räägivad, eks ole, no eks siis ka minu keele kasutus on muutnud rohkem selliseks, mis on täiskeele rämpsu, seda küll. Aga teisest küljest keele rämps, see võib olla, kahju küll, aga võib olla ongi see keele loomulik areng, muutubki rämpsuks kätte. No ja saabki otsa. Ei, rämpse sa iialgi otsa. Kuule, inimesed surevad välja, rämpsu leiavad tulnukad miljoni aasta pärast ülesse. Ja ütlevad ajaloolised sõnad, tsiteerin taas Igor Gräzinit, oi jopp. Aga läheme nüüd edasi. Ma ei tea, mis tulnukas selle all mõtleb. On kuulnud, et Tehisaru niimoodi ütleb. Aga muuseas Tehisarust ja väike kogemuse. Vaadake, mõnikord kasutatakse minu pilte selleks, et reklaamida mingit rämpsu. Igasugust sitta ja ravimite pähe. Ärge seda uskuge, sellepärast kui see on hiiglama pikk, eks ole, mingi vana pilt minust on üleval ja mulle sõnad suhu pandud ja mind valesti nimetatud ja igaüks tunneb ära, et see on vale. Aga hiljuti ma nägin tõeliste Tehisaru tehtud teost ja see oli asi, mida nimetada deepfake. Tähendab, minu pilt oli pandud rääkima, eks ole, see heli ja suu liikumine, kõik oli väga ilusti sünkroonis ja see oli siuke videoklipp, kus olid mingid pildikesed juures ja kus ma järjekordselt reklaamisin mingit rämpsu. Aga nagu ma ütlesin teile, et Tehisaru võib panna puusse ja tal pole vähimatki südametunnistust. Tehisaru rikkus kõik selle asja ära, et nimelt need olid mingid soomlased või ei, ma tea, järsku olid araablased, kes kasutasid soomekeelset või soome versioonid sellest Tehisarust ja ta pani mind rääkima eesti keelt tohutu soomekeelse aktsendiga. Vaata, Amikus Meus, kui ma võtan lahti mõne mind huvitava venekeelse klipi, ega neid pikki ei kannata muidugi vaadata, kuulata, aga lühemad sülitavad pealkirja välja ja jälle võid mõelda ja järeldada. Siis mul on tunne, et neid tekste loeb Tehisaru, sest numbritega toimuvad eksimused on kõige kõrva riivamad. Aga tuleme nüüd selle juurde. Tead, aga see on väga elementaarne Tehisaru. Tegelikult see on tiitrirobot, mis muudab kuuldava kõne trükikirjaks, eks ole, need asjad on juba 10 aastaid olemas. Nii et on küll, kauem veel. See on Eestiski tehtud ja ma olen ise proovinud seda aastat, vaata 15-20 tagasi. Nii, aga tuleme nüüd selle juurde, mis mulle varahommikul kohe niimoodi tegi. Facebook viskab välja, no nii nagu neil on, pilt ja pealkiri. Õudne tõde, põhjalik uurimine paljastas uued 18-aastase surma asjaolud. Kahtlusalune on vahistatud. Kommentaare ka. No ma seivisin omale selle ära ja tegin koopiad.
ja vaatan, möödunud laupäeva pärastlõunal märkas juhuslik möödakäija Võrus Jaama tänaval teadvuseta maas lebavat noormeest. Selgus, et ta oli juba surnud. No ma mõtlen, et no ei klapi, et see, mida ma lugesin, oli 17 ja Tiik oli mängus ja no ja ei saa ju Delfi panna niimoodi ämbriga näkku. See oli 18-aastane noormees. Noormehe isik tuvastati tema jopetaskust leitud dokumendi abil, ütles Delfile Lõuna ringkonnaprokurör Ain Koik, et ma nime polnud kuulnud, otsisin netu. Kehal olid vigastused ja nii edasi ja saades olulist teavet, tuvastasid uurijad 24-aastase Martin Vaheri, kes andis olulisi andmeid ja suunas uurimist õiges suunas. Täisnimega! No mehed, vennad Delfis, nii palju ei ole ka võimalik sääski tappa, et... Ja siis korraga suurelt link Bitcoin Drift. Vahepeal, see oli mitu lõiku edasi, nagu siin näha on. Selle Bitcoin Drifti peale viskasin ma pilgu üles, mis on selle lehekülje aadress ja oli delfieesti.eu, rohkem polnud vaja, on delfi.ee või LV või mis kõik iganes. Ja loomulikult lugesin ma selle läbi ja äriuudiste toimetaja Delfi, see delfieesti.eus on Taneli Saarmannas ja tema otsustas registreeruda. Vaat nii, ja see on pikk lugu, kaunikesti veenev, kehvavõitu eesti keeles, olulisi vigasid ei ole, aga on näha, et ma tõlgin selle lause, ma tõlgin teise lause, kas nende lausete otsad ka kokku lainetavad niimoodi vastavalt inimese keeletunnetuse mõttelainetele, keeletemperamendile, meloodiale. See ei loe ja niimoodi olid ju kokku pandud ja seda on igavesti pikk värk. Siin on ka kommentaarid, et alustasin anonüümne muidugi, nii nagu enamus Delfi avalik-õiguslikke kommentaare on anonüümne. Aga noh, selle taga peaks olema siis, et nimi toimetusele teada. No, see on enesest mõistetav, keegi kuidagi kuhugi registreerunud. See on tõesti uudis, aitäh. Alustasin investeerimist 260 euroga ja olen juba 3 tunniga teeninud 534 eurot kasumit. Kandsin kogu summa oma pangakontole. Aga heakene küll, mina olen siin ninapidi uudiste sees. Saan aru, kas vea on teinud inimene või loom, no mitte loom, vaid tehisloom, siis see tehisaru. Ma saan aru, isegi ütleme ajakirjaniku nimele korra pilku visates, kumb keel talle lähedasem on, kuigi vene nimega inimesed kirjutavad tihti peale. Ma nüüd ei tea, kas toimetaja väga aitab, aga ma arvan, et ega eriti ei aita. Väga hea keeletunnetusega. Võib-olla mõningaid vigasid, nii nagu haiglas ma panin tähele võrratu eesti keelega, ma ei tea, õde või põetaja või kuidas neid seal kutsuda. Ainuke asi, mis reetis, oli ülesse poole minev lause lõpp ja see ka aimatavalt. Nii, Viktor, nüüd ma virutasin sulle ämbriga näkku, nagu Delfi virutas mulle või mitte Delfi, see võlts Delfi. Noh, sagensi mitte miskit.
ei no vaata see, vaata reklaami on väga mitmesugust, et kui ma ei tea, no soliidne firma, ma ei tea, Selver või midagi sellist annab teada, et mingid toodet müüakse hinnaalandusega, nüüd seaduse järgi ta peab siis juurde panema ka poole aasta keskmise hinna, millest nüüd alla sai, aga okei. See on üks asi, teine asi, kui on täiesti mingi petureklaam, eks ole, kus ei ole mingit allkirja all, on olemas selliseid reklaame, et jah, et keegi nagu annaks teada, eks ole, et Bitcoiniga või ma ei tea, mis asjadega, et ta on seal teenid, nagu sa ütlesid, 500 eurot iga jumala päev kasumit. 3 tunniga. 3 tunniga, kus juures teinekord seal ei ole isegi märgitud, mis platvormil ja milliste mängudega, sellepärast, et see on mitme mängufirma vaheline oma reklaam ja tähtis pole, peaasi, et inimene otsiks üles mingi platvormi ja kuskile kingiks ära oma raha. Vaat sellised reklaamid, no peab endal natuke mõistus peas olema, sellepärast, et ka ilma mingi kunstaru poolt tehtud reklaamita võib ju sul nii-öelda mustlane tänaval, Rooma öeldakse, tänaval juurde tulla, eks ole, ja me siin magusat juttu rääkida, anna ka oma raha minu kätte, eks ole, saad rikkaks, leiad harmastuse kauge maa reisi, eks ole, ja nii edasi. Inimesed annavadki oma raha ära. Kuulge, kui mingi asi on liiga ilus selleks, et olla tõde, on see asi, mis see asi? Õige, see on vale. No nii lihtne see ongi. Peab endal natukene mõistust peas olema. Noh, kus sa seda võtad, kui sulle tehakse, no vaata need rõhud on ju ka lausetes asetatud teinekord nii, et selle eest tuleks vangi panna. Ei, seda küll, aga minul pole elu seas olnud, mitte kordagi, ma olen pika elu elanud, mitte kordagi pole tänaval juurde tulnud võhivõõras inimene ja andnud mulle raha ja andnud mulle raha. Mitte kordagi pole juhtunud, kuid väga korduvalt on juhtunud, et tuleb võhivõõras inimene ja küsib raha. Aga mida teha antud olukorras, kui minu jaoks oli see võltsing, mida ma sulle ka osaliselt ette kandsin, oi, ma olen korduvalt jube ja ohtlik, sest ta oli pikk. Kaunikesti, noh, ta võib mõjuda lihtsakoelisele. Ja mõjub inimestele. Mõjub nendele, kes ei ole raamatuid lugenud ammu ja heas tõlkes eesti keelde. Aga vaata, kui inimene on, tähendab oma viimase elu pidevalt iga päeva elanud frustratsioonis, selles mõttes, et näed, raha ei jätku, palk on väike, ülemus kiusab, tahaks osta ühte ja teist, naabrimehel on suurem auto, eks ole, kõrgem maja ja tema käib soojamaa reisil, mina heal juhul Otepääl, eks ole, ja iga jumala päev ja nüüd järsku antakse selline ilus asi talle lugeda ja kuulda, ta tahtmata, see on refleks, ta lihtsalt usub. Viktor, vaata praegu me oleme juba eluoludes, kus naabrimehel võib-olla ei ole enam suurem maja, sest see maja on müügis ja auto ka ei ole, aga internetis näed, see puhkas, oot, kelle kohta oli uudis, et sellel läks Balil kõht lahti ja homme tuleb meil 13 kraadi sooja ja keegi olla lärmanud kuskil labraka kohas. Need on, tal on raha, et lärmata labraka kohas. Tal on raha, et sõita Balile ja lasta seal oma kõht lahti. See on õudne ebaõiglus, kui temal on Balil, eks ole, kõht lahti ja minul siin samas kodupeldikus. No see on õudne ebavõrdsus loomulikult, kus juures ei raatsi vett ka tõmmata, mine tea, mis see juba maksab. Aga mis parata, tähendab, inimene tahab alati mingisugust lootuse kiirt, ta tahab midagi uskuda, aga sealt ka kiriku õpetaja jutt, eks ole, noh, et tuleb kunagi taaba liiglapäeva, et seda, mida sul ei ole, kes on kõige vaesem, saab kõige kiiremini paradiisi väljaspool järjekorda, kus tõuklevad mingid mõttetud miljonärid. Ikka see ongi see lootus, mida inimesele antakse. Inimene tahab uskuda.
Mikus Meus, siin on nüüd see asi, et kui kirikuõpetaja ütleb, et vot seal pilve peal, siis internet ütleb, et pane oma andmed kõik sinna pilve. Kirikuõpetaja ütleb täpselt samamoodi, sa pead iga jumalapäev palvetama ja siin on kiriku annetuskast, pead sinna ka midagi pistma. Sama asi. No muidugi sama asi, aga vaata, kui see oli jälle üks venekeelne klipikene, kus jooksis läbi lause, et seal on muidugi nii palju amerikanisme sees, et kontekstiliselt ma mõistsin, et tehisarud suhtlevad omavahel, neil on absoluutne mälu, isegi kui üks pilv puruks lasta, teises pilves on kõik see olemas ja internetikeskkonnad. Ta luges seal ette ka venelaste hulgas populaarseid, aga no aitab sellest, et on olemas analoogid eestlaste hulgas, populaarsed keskkonnad. Kui seal toodavad tehisarud kaupa tehisarude jaoks ja reageerivad nagu inimesed, ehk siis imiteerivad vaimustumist. Inimeste hulgas on ka tohutu palju neid, kellel ei ole mingit empaatiavõimet, aga kes on 20. eluaastaks, ütleme niimoodi, õppinud tegema, kui ta saab aru, et anekdoot lõppes ja nii edasi. Nad on õppinud õigel ajal reageerima, nii empaatiavõimetud inimesed kui empaatiata. Neil ei ole seda loodud, see ei saa tekkidagi. Tehisarud. Ja kui tehisarud vehivad, võtavad Viktor Vassiljevil lõi paali peal kõhu lahti, aga ta sai sellest üle, sest tema sõi hapuoblikat, sööge kõik hapuoblikat. Ei, ta ütleb, et tema sõi seda hapuoblikat, mis on meie firma poolt purkidesse pakitud ja odava raha eest saadame teile posti teel. Ja tehisaru võib pidada seda, et mis on selle firma tehtud, usalduse garantiiks ja posti teel saatmist samuti. Ja ühesõnaga ma arvan, et nii sina kui head kuulajad, halvad kuulajad, pealtkuulajad, igasugused muud, kuuldeaparaadiga kuulajad saavad aru, et suur sitt on õhus. Ja kui me nüüd tuleme tagasi selle juurde, millega ma siin eputasin, hooplesin alguses, vale on juba nii suureks kasvanud, et seda ei ole võimalik enam peatada. Viktor, kas ma olen natukene prohveti moodi? Seda küll, aga täpselt sama ennustust oleks võinud keegi sinu asemel anda 200 aastat tagasi, 600 aastat tagasi, 1000 ja 2000 aastat. Võib-olla andiski, aga see on juba meelest ära läinud, aga mul oma kirjutatud asi on meeles. Ei, seda küll jaa, aga muistes Egiptuses elati ka totaalses vales, et Vaarah on jumal ise, eks ole, ja püramiidi tuleb ehitada, mis ressursid sinna kõik raisati ja palju inimesi surma sai ja tegi absoluutselt mõttetut tööd, eks ole, pandi püramiidid püsti, ikka uskudes seda valet, mis teile räägiti. Ja mida neile räägiti? Vaata, pane tähele seda, ma siin ühes saates juba näppisin seda teemat, et räägiti, kuidas tuleb ehitada, kes peab ehitama, millal peab valmis saama, millest tuleb ehitada. Aga mitte keegi ei öelnud, miks tuleb ehitada. Aga huvitav kombel 1500 aastat tagasi asteegid ja 500 aastat tagasi maiad Lõuna-Ameerikas ehitasid praktiliselt samasuguseid püramiide, samamoodi nende kuningas oli ka jumal, eks ole, ja ainult nende kohta on teada, et kui siis rahvas need püramiide kivimürakaid kohale tassis, püramiidid kokku pani, siis kõrval seisis muuseas orkester ja mängis, et inimesed teeksid tööd rõõmsa meelega, kes teevad tööd paremini. Kas Egiptuses orkester oli või ei, me ei tea. Aga maiadel igal juhul orkester oli. See on propaganda. See on hullem kui propaganda. See on, vaata,
see on jälle see mõjub alateadvusele. tsirkuse ja leiva segu. Egiptuse muusikainstrumendid olid kuidagi nagu vaiksemad ja haledakõlalisemad, aga maiade omasid ma ei tea. Mürtsub trumm ja nüüd kõik võtame, ma ei tea, kaikad või tõrvikud ja lähme käime 3 tiiru ümber kiriku ja siis lähme koju tundega, et aga me võitlesime. Ja kus ei oleks 3 tiiru, mitte 2 ja mitte 4, 3. Ja, miks 3? Kindlalt. Kes 4. teeb, see on renegaat. Tead, võid on usu taga, näe. No see on see sama, ainult, et auf Festnis. Jah. Viktor, me oleme oma juttudega, ma nüüd ei teagi, kumma. Ei, mitte rappa, me oleme täiesti kuival maal ja 2 jalaga püsti. See on veel hullem. Siis need, kes ei ole, hakkavad kadestama ja annavad meile tappa. Ja seda küll, aga kas jutud on õiged või valed, see paraku selgub väga pikka aega hiljem, eks ole, nii et mis ta tegelikult on, meie ei saagi teada. Meie ei saagi teada, vaata, siin on väga mitmeid maale, keskaegseid maale, mida vaadates, sa vaatad muidugi, et näe, kui ilus Jekim esiplaanil ja näe, teine veel ja 3. Aga vaata fooni, minu pärast vaata kas või pilte, mis kujutavad tegevust Jeruusalemmas ja kus foonil on mäed ja meri. No kuidagi nagu ei sobi või see Peeter Brügel, kumb see nüüd oli, vanem või noorem, oma Sauli surmaga seal taga ju ratsutatakse sauruste seljas, kõik need mudase taevaga pildid, mis on tehtud, fotod, kus teoreetiliselt oleksid pidanud inimesed liikuma, olgu siis meil või Ameerika maal. Üldse see kõik on, noh ja muidugi Ameerika pilvelõhkujad, mis olid siis, kui nad olla ei oleks tohtinud ja mis väidetavalt põlesid maha. Jah, ja tühja nendest, mis on meil praegu siin ja täna vahet. Oli see kunagi 1000 aastat tagasi või 10 000 aastat tagasi või 200 000 aastat tagasi. Mis vahet Selveri kaupade hindu ei mõjuta see sinu jaoks mitte üks raas. See on jah, hinda hetke, milles sa elad, aga no vaata, üks on öelnud jälle, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Teine, kes vana asja meelde tuletab, silm peast välja. Need on tarkade inimeste ütlused, sellepärast, et kui sa ei mäleta minevikku, mis sinuga juhtus näiteks 5 aastat tagasi, kui sul nahk üle kõrvade tõmmati ja kordad sama viga uuesti, ei ole hea, minevikku tuleb mäletada. Aga kordamine olla jälle õppimise või tarkuse. Kui esimesest korrast ei piisanud, no siis tõmmatakse sul veel 3 nahk üle kõrvade, küll sa siis õpid ja kui ikkagi ei õpi, siis ei ole sinu geene tulevastele põlvkondadele tarvis ja saad Darwini auhinna. Aga minevik nojaga oma rahva ajaloost tuleb muidugi õppida, ka Kalevipoja aegadest võib õppida, aga see, mis oli, ma ei tea, mitte 1000 aastat tagasi, meie sealt ei õpi suurt midagi. Põhimõtteliselt praegu ollakse siiski mingisugusel huvitaval teel, kus, seda aastakümneid muidugi juba uuritakse, kuida pärgli moodi see elu kui niskene tekkis. Olid igasugused elutud, ma ei tea. See on tühi töö vaimunärimine, sellepärast, et mina ütleks, et tunduvalt lihtsam on uskuda seda, mis kirikuõpetaja ütles, et ikkagi Issand Jumal lahutas pimeduse valgusest või valguse pimedusest maa taevast ja nii lihtne see oligi. Kõik on lihtne aru saada. Eks see võiks olla suti kaasaegsemas keeles muidugi. No ma ei tea, on see väga jumala vallatu tegu, aga ma lähen koju ja lasen tehisarul selle loo panna kaasaegsesse teaduskeelde. See on jah. Kas saab hakkama? Keeruline ta on, aga enne imet
kaua oleme rääkinud ja ma kardan, et ega vaene kuulaja ei pea sellele nii kaua vastu. Muide, ma tänan südamest kõiki neid, kes toetavad Nõmme raadiot ja tema püha sõda, mis aina kestab. Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, kas sa ütled midagi? Ja pange aga laike, sellepärast, et nendest me toitume, eks ole. Ja eks meie saatel ole ka õige terapeutiline annus, üle doseerida ei tohi mitte midagi. Ja ka selle saatega me täna enam ei doseeri. Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.